Tere armas vaataja! Minu nimi on Katariina Ratassepp ja algab saade Naudime elu. Tänases saates me räägime ilust, retroautodest, uurime, mida kõike saab teha toidukanepist ja kuidas saab muuta oma sünnituse ja raseduse veelgi ilusamaks. Aga kõigepealt me läheme vaatame, kuidas saab muda olla kasulik. Meie oleme nüüd tulnud Haapsallu. Ilm on suurepärane ja päike paistab. Ja me oleme siin mere ääres ja kohe saab minna ka basseinidesse ujuma ja saunadesse lõõgastuma. Aga kõigepealt ma tahaksin välja uurida, mis asi on aroomimuda. Ma sooviksin proovida teie aroomimuda protseduuri. Kuidas see täpselt välja näeb? Aroomimuda kuulub meie luksuslike talassohoolitsuste hulka. Ja tegu on 80-minutilise pika kehahoolitsusega, mille käigus sa saad kooritud, mähitud, masseeritud. Nii et, ja seal muide kasutatakse muda, meie enda Haapsalu tagalahe muda, millesse on siis lisatud muda tõhustavaid looduslikke aktiivaineid. Nii et ma usun, see saab olema väga-väga mõnus protsedur. Aga miks üldse valida Haapsalu Framare puhkuse sihtpunktiks? Mina pean esimeseks põhjuseks seda meie kogemust. Meil täitus sel aastal 21 tegutsemisaastat ja ma usun, et selle aja jooksul oleme me koos oma arenemise ja õppimisega välja kujundanud peatäiusliku puhkuse. See muidugi ei tähenda seda, et areng peatuks, me õpime ja areneme iga päev, aga meie kogemus tuleb meile kasuks. Teine on see asukoht. Te näete ise ka, et me oleme siin Haapsalu lahe ääres. Teiselt poolt ümbritseb meid Paralepa männimets, nii et ümber on puhas õhk ja puhas loodus. Ja asume Haapsalu kesklinnast vaid 1,5 kilomeetri kaugusel. Ehk et tegelikult me oleme linnas, aga samas nagu päriselt ei ole ka. Et natuke omaette. Ja kolmas on see, et Framare on Eestis ainus, kes viljeleb talassoteraapiat, mis tähendab siis mereliste elementide kasutamist, pakkumaks täiuslikku hoolitsust ja puhkust klientidele. Kas puhkust saab broneerida ka internetis? Jaa, meie kodulehel www.framare.ee on olemas meie enda online broneerimissüsteem, kus on müügil kõik meie paketid ja ka tavamajutus ning sealt broneerides saab tavahinnast -10% soodustust. Haapsalu suursündmuste ajal see soodustus küll ei kehti. Ainus erand on 28. kuni 30. juunil toimuv Haapsalu Tšaikovski festival. Et sealt saab majutus broneerides -10 alla. Nii et tere tulemast Haapsalusse ja Framaresse. Tõeline värskendav puhkus, küll väga lühike, aga siiski väga mõnus puhkus on selja taga ja nüüd me lähemegi seikleme edasi. Kas teie teate midagi teadusmaagiast? Mis juhtub siis, kui kohtuvad -200-kraadine vedellämmastik ja +100-kraadine keevvesi? Kohe me näeme tuld, pauku ja tossu. Kellele on mõeldud 3 põrsakese teadusteater? Tegelikult absoluutselt kõikidele, nii lastele, täiskasvanutele, vanadele noortele, et põnevat sisu saab teha absoluutselt kõikidele. Kas te käite esinemas koolides, lasteaedades või saab teid ka kutsuda üritustele? Meid saab tõesti kutsuda üritustele, lasteaedadesse, koolidesse, pulmapidudele, firmapidudele, kõikidele sellistesse uhketesse, toredatesse ürituste plaanidesse. Kui kaua üks teadusteatri etendus kestab? See on sõltub, aga üldiselt kõige lühem programm on pool tundi ja siis lastele me soovitame 45 minutit, lihtsalt et tähelepanu suudaks jääda kogu aeg heale tasemele, aga saab teha ka terve päeva kuskil üritusel näiteks lastele sellised nagu töötoad ja saame terve päeva ilusti ära sisustada. Kui palju lapsi peaks publikus olema, et etendust teha? Ma ütleks, et hea on alates 10 lapsest
ja kui on selline suurem grupp, et üle juba 40 lapse, et siis me soovitame lihtsalt suuremat nii-öelda programmi, mis on natuke kallim, aga see siis nagu väga palju efektsem ja suurejoonelisem. Saan aru, et 3 põrsakest korraldab ka teadusringi ja samuti te teete laagreid. Just, me teeme iganädalased teadusringi, meil üle Eesti käib umbes 1000 last, kes siis iganädalaselt meisterdavad ja õpivad natuke teaduse kohta, et seda teaduspisikut siis süstida lastesse. Ja me teeme selle suvega lastelaagrit ja sügisel näiteks näeb meid siis Tallinki Rootsi kruiisil. Kas teil on olnud ka sellist huvitavat tagasisidet, et mõni teie kasvandik on siis tõesti hakanudki teadlaseks? Meil veel ei ole, sest me oleme alles 5. aastat tegutsemas, aga on küll neid lapsi, kes ütlevad lõpus, et mina hakkan küll nüüd teadlaseks. Millal 3 põrsakest üldse asutati ja kes selle asutas? 5 aastat tagasi Tartus õpilasfirmana, kus siis meie 3 asutajaliiget rääkisid keemiatunnis juttu ja keemiaõpetaja ütles, et kuulge, et te olete nagu 3 põrsikest seal tagapingis ja sellest tuli neil siis idee, Tartus on H-keskus ka, hakata sellist põnevat asja pakkuma. Ja põrsikesed ongi siis Eesti ja Euroopa parimast õpilasfirmast välja kasvanud osaühing, kus siis 42 noort üle Eesti tegelikult tegutseb selle nimel, et teadust ringi jagada. Ja nüüd me oleme oma seikluste käigus sattunud kokku 2 huvitava retroautoga. Siin kõrval on minu nimekaim, tema nimi on Jekateriina, ta on küll minust natukene vanem, tema on sündinud aastal 1981 ja siin on Jekateriina sõbranna, tema nimi on Veera ja tema on sündinud aastal 1975. Ja kohe me siis uurime lähemalt, et kellele need autod kuuluvad, kas neid saab rentida ja kuidas nad sõidavad. Kui palju teil selliseid autosid on? No hetkel on 3, et siin on 2 tükki olemas, aga 1 on veel kodus. Mida peaks arvestama, kui sellist autot tahta rentida? No, ma ütleks lihtsalt nii, et arvestama peab, et tegemist on siiski vana tehnikaga, vahest tõrgub, nii nagu ikka autod, aga kindlasti peab arvestama, et tegemist on hobiautodega, päris aastaringi me ei paku seda teenust, et see käib nii-öelda ikkagi siis suveperioodil. Mis kuust mis kuuni siis saab autot rentida? Tavaliselt me alustame maikuuga ja kuskil, kui ilmad lubavad, siis on ka oktoobrikuus veel sõita olnud, aga üldjuhul ikka septembriga on ilmad läinud kehvemaks ja siis enam ei paku teenust. Kui kiiresti selle autoga üldse sõita saab? Noh, eks ta ikka maanteekiirus on, aga pigem me sõidame täna natukene aeglasemalt kui maanteekiirus, et seda sõitu nagu rohkem nautida. Kas autot saab rentida siis koos juhiga või ka ilma juhita? Ja siin on konks, et ainult koos juhiga, et ilma juhita seda autot rentida ei saa. Kui kaua te siis sellega tegelenud olete? No tegelikult see esimene auto, kus me praegu istume, tuli koos naisega. Sai naine võetud ja siis tuli auto kaasa. Ja sealt see nagu pisik alguse sai ja tegelikult seda nii-öelda renditeenust on juba 8 aastat pakutud. Pigem ütleks, mina olen see suht pisike tegija ja nii-öelda tausta suhteliselt nõrk tegija, ütleme siis nii, aga aastas korra 2 ikka saadakse kokku ja just nüüd ongi tegelikult nii, et täna kogunetakse Tartus, kellel huvi võib läbi tulla, et õhtul kuskil 5 ajal me saame selle Eesti Rahva Muuseumi juures kokku näha. Kas selliseid autohuvilisi on veel ja kas te korraldate mingisuguseid suuremaid kokkutulemisi ka? See oleneb nii aastast, et mina nüüd ei ole päris mitu aastat käinud, aga 40 autot on ikka tavaliselt kokku tulnud, et tegelikult on kindlasti neid huvilisi rohkem, aga paljud ongi sellised, et lihtsalt vaatavad hommikul, kui ilm sobib, siis tulevad, kui ilm ei sobi, siis ei tule. Kas teie teate, mida kõike saab toota ühest toidukanepi taimest? Ja kas te ka teate, kui tervislik ta on? Meie olemegi tulnud nüüd ühte mahetallu, mis toodab kanepist huvitavaid tooteid juba 9. aastat, et siis teada saada, mida näiteks saab teha kanepiõlist ja miks on kooritud kanepiseemned tervislikud. Meie põhiline asi on, mida me toodame, on erinevad külmpressitud õlid ja kiviveskijahud, aga
just millega me nagu tuntuks saime ja kõigile teada, siis see on see kanepiõli, sest saime 2013 aastal Eesti parima mahetoote tiitli. Kõik siis ajendas meid tegema edasi ka uusi tooteid, puhkemaja ja ka erinevaid kiviveski jahusid ja mannasid. Tuli välja, et kanepit juba maailmas ammu kasvatatakse ja kanep oli vanade eestlaste traditsiooniline taim, mille seemneid nad kasutasid, nad ei teadnud, et seal on oomega rasvhapped sees, E-vitamiin, klorofüll ja antioksüdantid, aga nad kasutasid neid ja pidasid seda heaks väetoiduks. Kanepiõlist saab väga palju asju. Nendest kanepi seemnetest pressitaksegi välja külmpressimeetodil kanepiõli ja kanepi seemnete kestadest saab siis niisugust mõnusat, pehmet, gluteenivaba ja hästi valgurikast ja kiudainete küllast kanepijahu, mida saab siis panna igale poole kookide sisse, erinevate magustoitude sisse ja lisaks ka erinevad smuutid, pudrud, lisades toidule sisse seda kanepijahu, siis saabki see toit olema kõrge valgu ja kiudaine sisaldusega. Kas kanep toidus on ainult tervislik või ta on ka maitsev? Kanepijahu on näiteks pähklise maitsega ja need kanepi kooritud seemned, need on üldse pähklid, nagu öeldakse, need kanepipähklid, need ongi hästi maitsvad kooritud kanepiseemned. Kanepist saab ka proteiinipulbrit, sest kanepis on hästi palju valku. Kanepilehed saab teha kanepiteeks ja kanepitee on selline mõnus rahustav õhtutee, et seda saab siis stressi puhul juua ja õhtuteena, isegi lastele sobib see. Näiteks kanepiõli saab väga hästi kasutada salatites. Kanepiõli lisades anname me toidule oomega 3 ja 6 rasvhappeid, antioksüdante ja E-vitamiini. Kanepiõlil on tervistavad omadused. Lisada ürdivõile saab sellise mõnusa rohelise tervisliku leivakatte. Pärast pausi tulge palun kindlasti tagasi, sest me räägime edasi sellest toredast mahetalust, aga samuti me uurime ka, kuidas muuta oma rasedus ja sünnitus ilusamaks ja seejärel me lõõgastume õllevannis. Milline see kanepiõli välja näeb? Kanepi seemnetest saabki valmistada kanepiõli ja kanepijahu. Lisaks ka valgurikast proteiinipulbrit. Kanepist saab ka valmistada kiudainepulbrit, mida saab lisada smuutidele ja toitudele, nagu ka proteiinipulbrit, mis sobib eriti hästi spordiharrastajatele. Me valmistame kiviveski nisujahusid ja sõredamat jahu ja mannat. Ja seda siis täistera ja ilma täisterat ehk klassikalist jahu. Miks teie manna ei ole valge? Kui sa võtad nisuterad ja need ära purustad, siis tegelikult saadki pruunika manna, mis on hästi loomulikul teel valmistatud, et teda ei ole kuumutatud, teda ei ole pleegitatud ega ei ole lisatud erinevaid aineid. Kõige ehedamal moel valmistatud manna ja see on sellise mõnusa, magusama mekiga ja hästi paljud inimesed kiidavad meie Tammejõure mannat. Mis see rüps on? Rüps on ristöieline taim, mis on aretatud naerist, sellepärast ta on sellise mõnusa, magusa mekiga. Ta on hästi sellise koduse maitsega, et järelmaitset ei ole ebameeldivat, et väga mõnusa maitsega on. Väga paljud pagarid üle Eesti samamoodi kasutavad, panevad küpsetiste sisse seda rüpsiõli. Muidu lisaks saab rüpsiõli panna ka pastale ning kindlasti marinaadidele. Rüpsiõli sai samuti parima mahetoote konkursil 2. koha 2016 aastal. Siin on tehtud üks kanepi magustoit, kuhu siis on pandud vahukord ja lisades sinna kanepijahu ja peale kaunistuseks kooritud kanepiseemneid saab eriti hõrgu ja põneva magustoidu. Tegelikult me oleme 3 aastat kasvatanud ka mooni, kanepi ja moonitalu ja mooni
küll pidi kõik käsitsi korjama, aga me saime selle eest ühe väärtusliku õli, mis on siis selline maitseelamus. Ta on halva maitseline ja väga põnev. Stockmanni ilutoodete valikusse lisandus uus Lõuna-Korea kaubamärk The Skin House. Koreast tuli meile nüüd külla brändi esindaja Jenny, kes tutvustab meile nüüd uut kaubamärki. Palun räägi meile natukene The Skin House kaubamärgist ja mille poolest on see eriline? The head company of The Skin House, which is Nokshipcho, was established in 1979 with the health supplements. We have been producing health supplement and cosmetics for over 30 years and have been exporting to many other countries until nowadays. Some of the ingredients that are used for the Skin House products from our supplement ingredients, which are eatable as well. Especially for the Skin House, we are using superfoods that are imported from Amazon area, such as acai berry, maki berry, and aronia, and so on. I want to introduce our Aloe Fresh line because it contains aloe vera, the high concentrated aloe vera inside in here. We are the leading company of aloe vera in Korea. Now I want to talk about one of our the best-selling products in all over the world and in Korea. That is a wrinkle snail system cream. This is really good for your skin, smoothing your skin and repairing your skin. Black snail bubble mask is really popular in our country and other countries as well. It contains snail ingredients, snail secretion, secret ingredients, and also it contains like all of the good ingredients from black beans and black rice. Smoothly apply on your face, and you just need to leave it for 5 to 10 minutes, and it turns into white bubbles. Vital Bright Cream contains full of vitamin C and D and E, all different types of vitamins. Let me show you the texture of the cream. It contains vitamin particles inside. It removes waterproof mascara as well and cleans all over your face. Once you use it, you don't need to use any other cleanser. The Skin House toodetega on võimalik tutvuda Stockmanni kosmeetika osakonnas. Siinsed konsultandid aitavad teil valida ka teie nahatüübile täpselt sobivad tooted ja muidugi on võimalik kõiki tooteid proovida ja küsida ka tasuta testereid. Ma olen Gertrud Rõumund ja see on niisugune omamoodi lugu, et kui ma ise olin rase, siis ma ka käisin perekoolis ja lugesin hästi palju ja ma arvasin, et ma olen nii teadlik ja ma nii valmistunud sünnituseks ja hästi ootasin seda, aga reaalsus oli ikkagi midagi hoopis muud. Ja siis ma võtsingi enda südameasjaks selle, et teised naised ei peaks seda läbi elama, mida mina elasin. Tuulen pere- ja sünnitoetaja, et ta on niisugune hästi mitmekülgne inimene, et ta on siis perele toeks nii naisele kui mehele. Juba raseduse ajal, vahel ka isegi enne rasestumist, et kui seal on mingid probleemid, et siis ta võib nõu anda. Ja siis ta toetabki emotsionaalselt, füüsiliselt kui ka informatiivselt, et mida iganes siis selle konkreetsel perel vaja on. Aitab hirme lahustada või üldse räägib, mis see siin sünnitus, selle füsioloogia, mis hormonaalsel tasemel toimub või ka pereringis, et kui naisest saab ema või mehest saab isa, kuidas siis need rollid vahetuvad. Toetab seal ja aitab nagu luua seda positiivset õhkkonda. Põhiline asi ongi võib-olla selle naise väestamine, et naine saaks aru, et tema sünnitab, et tema teab kõige paremini, mis ta kehas toimub ja mida ta beebi see hetk just vajab, et keegi ei tea seda nii hästi kui tema ise, et ta usuks, et tema vastutab selle eest, et ta saab sellega hakkama. Ja siis ka pärast sünnitust, et nimetamist nõustamine on seal ja toitumine, mis iganes üldse, et kuidas beebiga siis see elu on, et kuidas beebist hoolitseda, massaaž, mida iganes. Või kui lihtsalt naine on väsinud ja helistab mulle kell 4 öösel, et ma ei suuda enam, siis ma lähen ja aitan ja lihtsalt hoian beebit.
ma arvan, et igal tuulal võib see erinev olla, et mõni süveneb ainult sünnitusele, mõni teeb ainult perekooli näiteks ja mõni toetab naisi just pärast sünnitust. Aga ma tunnen, et konkreetselt minu missioon ongi see, et ta läheks sünnitusele kui elu tippsündmusele, mida see tegelikult ju on. Et see ei pea olema midagi hirmsat või tohutult valusat või et see ei oleks nagu negatiivne kogemus, et ta oleks hästi enesekindlane, et ta teaks, mis teda ees ootab. No ma arvan, et ilma tuuleta ma ilmselt ei oleks nii hästi sünnitanud. Et ma praegu tagantjärele mõtlen küll, et kui Gertrudit ei oleks olnud, siis ma oleks erakorraline keiser ja mees kuskil nurgas nutab ja selles mõttes, et ma ei tea, ma ei oska isegi oma tänutunnet nagu kirjeldada, et kui rahustav see oli, et Tuule oli seal ruumis koos meiega. Me hakkasime umbes 5. raseduskuust kohtuma. Me tegime hästi palju harjutusi, rääkisime igasuguseid ettevalmistamaid asju, et kuidas sünnitus hakkab olema, kuidas elu pärast on. Ta tegi hästi palju tööd nagu meie kui paariga ka. Et see oli natukene nagu lapsevanema kursus. Et see pani ennast nagu mõtlema, et kuidas me omavahel paremini läbi saame. Kas teie teadsite seda, et õlu väikeses koguses on tervislik ja et õlu on isegi hea nahale ja et õlles saab isegi teha vanni? Ja meie olemegi nüüd tulnud sellisesse kohta, kus saab võtta õllevanni. See nimelt on Põhjamaade esimene õllespa. Aga läheme vaatame siis järele, milline näeb välja üks õllespa. Ja siin siis nüüd ongi 2 vanni, millesse on lisatud lisaks soojale veele veel humalat, linnase jahu, pärmi ja mett. Ja see kõik peaks mõjuma väga soodustavalt stressi leevendamisele, see peaks lõdvestama lihaseid, see peaks nahka toitma ja muidugi see muudab tuju heaks ja teeb luud tugevaks. See on selline 80-kraadine liivisaun, kus siis saab võtta ka humalaleili. Siin saab korraldada ka näiteks üritusi või pidusid, tulla siia mitmekesi, muidugi võib tulla ka üksinda nautima. Aga nüüd mina proovingi järele, milline täpselt on siis see õllevann. Väga mõnus. See vesi on ka selline kuidagi nagu siidine ja pehme ja kuidagi selline omapärane tunne on siin küll olla, jah. Et ei ole päris nagu tavaline vann. Ja tunnen küll, kuidas kõik lihased järjest lõõgastuvad ja selline pehme ja mõnus on olla. Ja pärast seda lõõgastavat vanni on siis siin selline komme, et istutakse siia kamina ette ja juuakse teed või vett ja nauditakse kohalikke Eesti suupisteid. Meie seiklused on tänaseks säigeldud, kohtume uuesti nädala aja pärast, siis me räägime muu hulgas lihatoodetest, füüsilisest ja vaimsest tervisest ja lõõgastume. Nägemist!